Peaaegu vägisi pantakse mind hoolima omavalitsuse valimistest. Mulle tulevad postkasti, sotsiaalmeediasse ja telefoni küsimused, kutsed ja meelitused. Minult on palutud nõu, raha, kaasalöömist ja reklaami abi. Kandidaatide ja parteide huvi minu arvamuste kohta äratas lootust, et kohaliku valimiste tulemused oleks rahvale paremad. Ma eksisin. Lühidalt räägin miks. Eelmises videos rääkisin, kuidas kandidaatide valik pole rahva otsustada. Kandidaate valivad võimueliit. Mul oli varem lootus, et kohaliku omavalitsuste valimistel oleks asjad teisiti ja hakkajad kandidaadid astuvad iseseisvalt valijate ette. See lootus minu silmi ees purustati. Ma ei oleks iialgi arvanud, et parteisüsteem on nii tugev, et see saboteerib isegi kohaliku valimisi. Aga nii see paistab. Just sellepärast rahvas ei võta kandidaate omaks ja omavalitsustel jääb usaldusväärtust puudu. Minu arust keegi sihilikult ei hääleta ebameeldiva kandidaadile. Ma arvan ka, et mitte keegi ei hääleta sihilikult tundmatu kandidaadile. Kogemused on näidanud ka, et kandidaadi seisak vaidlust tekitava küsimustest pole nii tähtsad kui meeldivus ja tuntavus. EKRE on selgelt näidanud, et ilmalik enamus Eesti kodanikke on valmis valima ka kandidaate, kes esindavad usklikkude ja teaduse vastaseid ideid. Meeldivus ja äratuntuvus trumpab isegi sügavaid tõekspidamisi. Minu kogemustest partei platvormid, voldikud ja loosungid on vähesema tähtsusega kui tuntavus ja meeldivus. Ainsad inimesed, keda kampaania lubadused tõeliselt seovad, on valijad, kes lubadusi usuvad. Partei platvormide tähtsust võib hinnata selle järele, kui mitu tavainimest on neid lugenud. See, mida mitte keegi ei loe, ei huvita neid ka. Väheseid õigusakte põhinevad platvormidele. Valijatele tähtsam on soov leida esindajat, kes räägib välja väärtusi ja mõningaid valija arvamusi. Igaüks tahab, et keegi väljendaks piisavalt nende väärtusi ja arvamusi, lootes, et valitsus liigub selles üldises suunas. Kõige parem viis aru saada kandidaadi hoiakust on temaga pisut aega rääkida, kokku saada, käitumist näha ja tema juttu kuulata. Sellest arusaamisest on võimalik tuletada kandidaatidele edukaid tegevuskavasid. Et saada valituks on kaks võimalikku strateegiat. Esimene on see, et teed ennast valijatele tuntavaks ja meeldivaks. Seda võid teha nii mitmel viisil. Võid kirjutada arvamusartikleid, võid esineda oma ideedega rahva koosolekutel, võid postitada endast teateid ja informatsiooni sotsiaalmeedias, võid korraldada võimalusi rahval sinuga kohtuda. Võid jagada oma reklaammaterjali valijaskonnale kas tänava peal või koduustel nagu Jehoova tunnistajad. Teine strateegia on alluda erakonnale või valimisliidule ja kuulutada ennast nende nimekirja. Igal erakonnal on tuntuvus ja liitujad loodavad ennast hõõruda kokku grupi mainega, et saaks esineda nagu tuntud ja meeldiv isik. Sinu oma maine, sinu oma arvamused
ja sinu oma teadmised siis alluvad parteile või valimisliidule. Aga sinul pole vaja ennast palju pingutada. Sinu edukus tuleneb grupipingutustest. Mina arvasin, et ainult esimene strateegia oleks omavalitsuse valimistel kasutusel. Siin ma tooks näite Henn Põlluaasa presidendikampaaniast. Kuigi tema esindas EKRE-t, see aus ja julge mees tiirutas läbi Eesti nii suurtes linnades kui väiksemates alevikutes ja tutvustas ennast rahvale. Julgelt tema avaldas oma arvamusi presidendi ametist ja Eesti poliitikast. Ta surus publiku kätt ja palus rahva toetust. See oli auväärne kampaania. Need kuud enne presidendi valimist iga inimene, kes tahtis Henn Põlluaasaga kohtuda, võis temaga kohtuda. Hoopis teist strateegiat kasutas presidendiks valitu Alar Karis. Mina ei oska ega tahagi midagi halba Karise kohta rääkida. Eelmisel presidendivalimisel mina hoidsin Karise poolt pöialt, sest arvasin teda igatepidi paremaks kui Kersti Kaljulaidi. Kuigi ma teda isiklikult ei tea, olin tema naisega Sirje Karesiga rääkinud ühe projekti rahastamisest ja ma olin prouaga nii vaimustatud, et teadsin, et kui see naine endale valib sellise mehe, siis see mees peab olema nii asjalik kui austust väärt. Kui nende kahe näidisele toetada, võime küsida, milline strateegia oli parem. Mitte edukam, sest edukas on juba tõestatud. Mina vaidlen, et parem strateegia oli Põlluaasal. Oleks Riigikogu kabaal Põlluaasa valinud, esindaks rahvast keegi, kes oleks olnud tuntavam ja meeldivam. Juba praegu on Karise valimisviis näidanud halba külge, sest Karist on juba ähvardatud ja lubatud isegi tulirelvaga tulistada. Poliitikul peaks olema oluline, et rahvas teda aktsepteerib ja kui poliitik on ennast teinud meeldivaks ja tuntavaks, siis on tõenäolisem, et rahvas usaldab tema ideid, ütlusi ja poliitikut. Mees, kes käis inimesest inimeseni, et nende usaldust ja poolehoidu võita, on kindlasti vastuvõetavam kui mees, kes käis läbi lossi koridori 101 saadiku häält lunimas. Rahval on ju selge, et Karise pooldajad ja valijad on saadikud, kes jagavad Mailis Repsi ja Pentus Autorolluse kuritegevuse ja Riigikogu mõjukauplejate mainet. Kui enamas rahvas pole võtnud Karise omaks, kas nad teda usaldavad? Kaasaegsed psühholoogilised ja majandusuuringud on tuvastanud karjakäitumise inimestel, et selgitada nähtust, kui paljud inimesed tegutsevad samal ajal, samal viisil. Briti kirurg Wilfred Trotter populariseeris väljendit karja käitumine oma raamatus Instincts of the Herd in Peace and War juba 1914. aastal. Psühholoogid ei tea, miks me teatud juhid valime, kuigi tahaksime arvata, et meie juhid on intelligentsemad, läbimõeldumad, lahedamad, viisakamad, usaldusväärsemad, lojaalsemad, abivalmis, sõbralikud ja rõõmsameelsed. Kahjuks see pole alati nii. Karjaloomad, homo sapienid, kohanevad väga erinevate liidritega. Nii Ronald Reagan, Margaret Thatcher ja Helmut Kohl oleks minu poolehoidu võitnud. Aga kui meie isiklikult pole ajastu sotsiaalolukorraga tuttavad, võib-olla, et oleks mina ka leppinud Stalin, Hitler ja Mao Zedongiga. Ja nagu olen eelmistes videotes rääkinud, inimeste teadmised ja arusaamised on tavaliselt väga piiratud ja kui üks partei, erakond, salk või liider on ennast suutnud tuntavaks ja isegi meeldivaks teha, siis on inimeste arusaam peaaegu lukustatud. Tänapäevani on leida
Stalin, Hitleri ja Mao Zedongi kaitsekõnelejaid. Aga ma tahan edasi rääkida omavalitsuste valimistest. Mina tahaks, et meie karjalooma mõistus tugineks rohkem kandidaadi iseloomule kui informatsioonile, mille leiame erakonna valimisliidu plakatitel, veebilehtedel ja tühiste kampaania lubadustel. Kui õpime tundma kandidaati, siis oskame paremini hinnata varemaid saavutusi ja ennustada tuleviku edukust. Keda tunneme, käitub ootuste kohaselt. Mina lootsin, et omavalitsuse valimised annavad võimalust üksikkandidaatidel eliitklikki purustada ja poliitikusse värsket verd süstida. Kahjuks nüüd selgub, et liitumine valimisliitudesse ja partei nimekirjadesse tulemus on omavalitsuse kandidaatidele võimueliidi vaimu ja vana vere ülekandmine. Kui valijatel pole isiklik kokkupuutus kandidaadiga, siis jätkub sama täitmatu lubaduse tsirkus, mis iseloomustab Eesti poliitikat. Ma tahan selgitada, miks isiklik kokkupuutus kandidaatidega on nii tähtis, aga tutvustan selle idee ühe kolleegi doktoritöö uurimisega. Minu ülikoolil oli oma lennunduskool ja sellel oli ka USA lennuväega uurimislepingud ja üks minu kolleegidest uuris treeningõnnetusi. Kui lennuki kokpitis asjad lähevad segamini ja on korraga mitu häiret, siis piloodi eelarvamus juhib tema arusaamist ja reageerimist. Kui tema on keskendunud juba ühe häirete põhjusele, siis tema otsib olukorrast neid fakte, mis kinnitavad seda eelarvamust. Inglise keeles confirmation bias. Isegi siis, kui muist fakte dikteerivad muud seletust häiretele. Sama kehtib ka muud karjaloomadele. Kui üks karjaloom on juba valinud teekonna, siis kari järgib teda. Kui üks gnu kargab teise jõe kaldale, tulevad teised kaasa, isegi siis, kui vees ootavad krokodillid. Karja mentaliteet julgustab kinnitama eelarvamusi. Karjas on oluline karjajuhi otsuseid järgida ja igal loomal pole vaja iseseisvalt otsustada, kas võidelda või ära jooksta. Seega, kui üks idee on lukustunud, siis informatsioon, mida karjaloomad tagantjärele saavad, annavad põhjust selle tehtud otsusele. Poliitikas on oluline mängust ettepoole jõuda ja esimesena kehtestada soodne teave, luues valijatega suhte. Kandidaatil on tähtis ise otsustada, kes määratleb nende isiksuse. Kas teevad seda ise isiklikult või jätavad seda erakondadele või valimisliitudele teha. Kui valijad on juba karjajuhi või liidri vastu võtnud, hakkab liider meeldima. Teda kaitstakse ja jälgitakse ja ainult tema positiivseid külge rõhutakse. Loodetavasti olete teie juba aru saanud, et eelarvamuste kinnitus ei tööta ainult positiivselt. Kui omavalitsuse kandidaat lisab ennast keskerite nimekirja, siis eelarvamus keskeritest värvib kandidaadi mainet. Mitte ühelgi kandidaadil pole Mailis Repsi vargus ja Jüri Ratase mõju äritsemine kasuks. Samuti pole reformikate nimekirjas esinevad kandidaatidel vaja Pentus-Autorolluse maine ja nii edasi. Asutatud erakondade maine on kandidaatidele pigem raskus kui kergendus. Veel häirivam minule on see, et rahvale tundub, nagu isegi omavalitsuse kandidaadid kuuluvad selle sama diskrediteeritud poliitilise eliidile, mida meie igapäevaselt kirume ja maha teeme. Selliseid valitsejaid pole võimalik uskuda ja nad kindlasti ei meeldi rahvale. Parem oleks sirge seljaga üksinda kandideerida, kui ennast siduda juba maatasa tehtud salkadega.